Ja kallid, no nüüd selle pika sellise loodusmatka järel, mida me siis kevade alguse tervituseks, omavahel öeldes ka Magdalena sünnipäeva tervituseks korraldasime. Mõtleme nüüd tagantjärgi sellele teekonnale, kust me oleme tulnud mõned 13 aastat tagasi, mõned natuke vähem, ja mille kõige esimene selline väljaõppe oli armastusega suhtlemine või õppimine armastusega suhtlema. Nüüd armastust on ju väga mitut laadi, eks ole, ja üsna tihti aetakse selline kasvatav või tingimusteta armastus segamini, kas romantilise armastuse või siis sellise leebe lahke armastusega, mida võib-olla tavapäraselt kasutatakse, või siis selle suhtes, kes on kuidagi nõrgem või haavatavam. Aga siis tänaseks oli teil igal ühel vaja nii-öelda nagu loosiga välja tõmmata üks selline armastuse alaliik, mille kohta te pidite natukene mõtisklema, mida see teie jaoks tähendab. Nii et igaüks siis palun öelge need mõtted siia kõvasti välja ja kui kellelgi tekib veel mingisugune lisamõte, siis saab sinna lisada. Ja kes tahaks alustada? Ma võin alustada. Minu teema oli siis hingeline armastus. Ja sellele mõeldes siis mul meenus, kuidas ma olen nagu ühel hetkel ühe inimesega tundnud selgelt. Nimelt mingist mälestust, tähendab see hingeline armastus seostub minule ikkagi hingeperekonnaga ja hingekobaraga, kuhu me liigume tagasi siis, kui me siit elust lahkume ja siis saame me nii-öelda seal hingekobaras kokku lähedased hinged. Ja ühe praktika käigus ühe mitte tuttava naisterahvaga, et meil oli selline harjutus, et me vaatasime üksteisele pikalt, pidime vaatama silma sisse ja siis ühel hetkel kuidagi, ma nägin, kuidas temal hakkasid pisarad nagu voolama ja ta ütles, et me oleme kusagil kohtunud. Ja minul oli täpselt seesama tunne, et see hetk meenus mul selle hingelise armastusega esmalt, et tähendab selline äratundmine, et me oleme kuskil eelmises elus, eludevahelises ruumis koos olnud. Siis kui nüüd paari suhtes võtta seda hingelist armastust, siis näen seda niimoodi, et kui see romantiline periood, armumine, romantiline suhe lõpeb, et siis tihtipeale jääb selline tunne nagu, et midagi muud enam ei olegi ja siis võidakse sellest suhtest lahkuda. Aga teine võimalus on, et tõuseb esile just see hingeline armastus, mis on palju tugevam ja pääseb mõjule ja see võib kesta kaua. Ja nüüd, kui sügavamale minna, siis hingeline armastus, kuna me oleme kõik loojast pärit ja kuna me oleme kõik seotud, aga looja on ju teatavasti armastus, et siis me tegelikult kõik oleme tihedalt hingelise armastusega seotud, aga me ei tea ega ei teadvusta seda. Ja kõik see, mida me siin hingeravikoolis õpime, teeme, just see armastusega suhtlemine, hooldajaloomuse väljatoomine, kõik see on selle teenistuses, et uuesti meis äratada seda hingelist armastust ja meenutada seda, mis on ununenud. Aitäh. Kas keegi tahab lisada midagi veel? Ei. No ma arvan, et siin oli nii mitu kihti välja toodud, et kindlasti sinna volkide vahel saab veel minna, aga kokkuvõtlikult oli see, ma arvan, et see oli nagu ülevaatlik ja peamine just, see oli õige. Nii, kes edasi tahab rääkida? Jah, Juno. Et minul oli emalik armastus, mis seostub minu jaoks ka hingelise armastusega, et see on selline hingelise armastuse üks vorm. Et emalik armastus minu jaoks on selline tingimusteta armastus, kas siis enda laste vastu või siis kõikide nende vastu, kelle eest siis mingil
ajaperioodil on vajalik hoolitseda või siis lihtsalt igapäevases elus ka. Ja emalik armastus peab silmas seda, et milline on siis teise inimese või siis ka lapse selline arenguline vajadus ja aitab sellele kaasa, mille hulka siis kuulub ka sellise soodsa keskkonna loomine eelkõige. Et need olid sellised peamised mõtted, mis mul tekkisid. Nüüd ma küsiks siit juurde, et emalik armastus, eks oleme üsna tihti enda peas mõtleme kohe seda seostades naise või emaga. Kas on võimalik, et emalik armastus avaldub ka näiteks mehe puhul? Et see on selline emalik armastus. Kaitse, mees armastab niimoodi kaitst. Et see on siis selline üldine hooldaja loomus ja nagu hool ümbritseva vastu. Et on ju palju isasid, kes kasvatavad näiteks üksi lapsi või neil ei olegi lapsi, aga nad on otsustanud näiteks teiste laste eest hoolt kanda. Enamasti ikkagi on lapsed need, kellele me emalikku hoolekannet üle kanname, aga see ei tähenda ju ainult lapsed, et see on nagu selline üldine inimlik ja hingelik suhtumine, et kõikidesse hingedesse. Nii, aitäh. Minu teemaks oli, mis on ligimese armastus. Selle võiks ka võtta kokku kõik selle eelneva jutu, mis siin juba räägitud on. Et aga kõige rohkem seostus mulle see võib-olla selle tööga, mida ma praegu teen igapäevaselt, nagu hoolduse mõttes, et sa lähed teist inimest aitama, sa ei hinda, sa ei kritiseeri, sa lihtsalt lähed talle appi ja teed seda, mida talle hetkel vaja abiks anda on. Et selline, sa teed seda armastusega, vaatamata sellele, kes ta on või kus ta tulnud on. Et see on nagu ligimise armastus. Ei oskagi seda paremini välja tuua. Aga mis selle töö juures nüüd on erinev, et kui üks teeb seda armastusega, teine teeb puhtalt praktilisest töökohustusest? Ma arvan, et sa annad siis sa annad oma hingest tunduvalt rohkem, sest mõistad teda kuidagi paremini. Sa saad aru, kus ta on, sa saad aru, et sa saad seda teha, mis sa teha saad, aga sa teed seda võimalikul parimal moel. Et kui sa lähened teisele isikule inimlikust armastusest selles kõrgemas mõttes, siis sa ei sea ennast esikohale, eks ole? Sa tead küll, missugused on need ohutusvõtted, eks ju? Et ennast ei saa kahjustada, muidu sinust ei ole abistajat, aga sa ei sea ennast, vaid sa vaatad selle hinge silmadega, et ma saan seda inimest niimoodi aidata ja ma saan aru, mis olukorras ta on, et ta ei pruugi ka väga hästi käituda või on agressiivne, aga sa mõistad seda, et sa ei võta seda isiklikult, kui tekib takistusi. Kas keegi tahab lisada midagi? Sai vist öeldud, jah. Et see käib üleüldiselt ja tegelikult, kui me mõtleme ka oma selle hingeravikooli protsessi poole ja labürindist väljumise sellisele missioonile, et kui juba labürindist väljutakse, siis tegelikult oled valmis planeedi teenimiseks. Ja planeedi teenimine ei tähenda, et ma olen kuskil Pariisis või Keenias, eks ju, vaid see tähendab, et seal, kus ma olen, ma mõtlen inimkonna peale. Ja see on väga suur vahe selles, kas ma mõtlen argitasandil, niisama teen midagi, või ma vaatan maailma ja mõtlen selle peale, mis saab inimkonnast ja annan siis oma panuse selles hetkes ja selles rollis, kus ma olen. Ja ei ütle, et mind muu ei huvita, et planeet, saagu ise hakkama, et mul on muudki teha. Ja see on võib-olla sellise halva väljendusena öeldud, aga lihtsustatud öeldes
niimoodi väga paljud ka väljendavad ennast. Nii. Keegi valmistub juba? Jaa. Minul oli siis teemaks loodusarmastus ja täna me saime sellega küllaltki palju üheks olla ja väestada ennast selle looduse keskel, mida on meile nagu looja loonud. Ta on meile selle looduse ja meie inimesed ja loodus nagu kuulumegi kokku. Me oleme üks osa loodusest. Ja see näiteks nagu tänagi olime, et me tunneme looduse keskel ennast nagu hästi ja väestatuna. Et see ongi niimoodi, et olemegi üheks selle osaks. Ja nagu tänagi vaatasime seda loodust, vaatasime, kuidas kevad tärkab, et pungad hakkavad juba puhkema. Nii on ka meiega, et kevadeti tahame ikkagi nagu kõike uut ja huvitavat ja saavutada seda taset, mis oleks jälle nagu ring täis, et alustame jälle otsast peale. Et sellised tähelepanekud täna. Et siis oli veel, et kui meil näiteks ei oleks seda loodust, ega siis ei oleks tegelikult ka elu maa peal. Niimoodi ongi see looja loonud meile sellise süsteemi. Yeah. Et me peame seda austama ja olema nagu hoidma ja austama loodust. Et ilma selleta meid ei eksisteeriks, kui me kaotame looduse, mis meid siin pidevalt nagu hävitatakse ja see on kurb tunne, kui seda tehakse. No sina oled meil ka tuntud kui selline loodusarmastaja inimene juba ammust aega, eks ole. Aga et kui sa nüüd mõtled sellele kevadele, eks ole, me ootame kõik värskust ja midagi uut. Aga loodus on ju kõik 4 aasta aega. Jaa. Aga kevadel tunneme siis seda uut tärkamist, nagu sa ütlesid, et läheb uuele ringile jälle. Jaa. Et see ongi, et me peaksime olema õnnelikud, et meil on üldse 4 aasta aega. Et igas aasta ajas on ju meil mingi või eriline ime, mida me alati ju vaatame ja imetleme, et oi kui ilus, et kuidas see tuleb ja kuidas see tekib. Ja näeme seda looduse muutumist ja seda kõike värvikirevust ja näiteks sügisel, kevadel roheline, talvel on need niisugused huvitavad kristallikesed igal pool puude okstel. No see on tõesti võrratu lihtsalt, et iga aasta aja kohta võib midagi huvitavat ja imelist leida. Et ongi loodus, ongi üks suur ime ja tegelikult oleme meie ka ühed imed siin maa peal. Ja. Aga kallis nüüd, kui sinul on ka ju hoolealused, eks ole, seal töökeskkonnas, et nüüd sinu loodusarmastus, praegu saime välja meelitada nende erinevate näidete varal, et oli kohe näost näha, et kuidas sulle see loodus meeldib ja kuidas sa oled harjunud seda vaatama. Aga kas see on päris loomulik omadus inimesele, et ta suudab seda loodust näha ja mõista seda kui väepaika, mis sa arvad? Ja see on tegelikult tunnetatav, et kõik ei oska märgata looduse imesid ega oska märgata, kas või linnulaulu ei kuule või ei näe ilusat oksa või lille või lihtsalt peab neid suunama selle juurde. Just, et ta märkaks, et ta näeks, oskab võib-olla esialgu ei märka, aga küll ta siis lõpuks hakkab ka märkama, kui kogu aeg suunatada ja teda nägema neid asju. Ja, see praegu tuli väga õige asi välja, et seda tuleb õpetada ja selleks, et õpetada, peab ise oskama näha, eks ole. Nii on. Aitäh sulle. Jah, minu teemaks oli liikumise armastus ja kui ma mõtisklesin teile teema üle, siis jõudsin lapsepõlve välja, et ma mäletan ennast seal kogu aeg jooksmas, mängimas, ujumas, suusatamas
et see oli nagu minu väga loomulik osa. Ja hiljem, kui ma kasvasin, siis täiskasvanute maailmas juba rohkem ise täiskasvanuna ringi vaadates ma vaatasin, et ma arvasin, et see on nagu kõigil hästi loomuomane, et ei olegi, et teinekord on vaja seda väga juhatada ja juhtida lausa. Aga mina olen seda siis ise niimoodi ära kasutanud, et ma olen juba üle keskea, et juba teadlikult nüüd ma juba liigun, et mõeldes oma tervisele, et võimalikult nagu siis pikalt elada sellist tervet elu. Ja see lapsepõlve need liikumisharjumused. Ja, et need on andnud küll kõva alustala nii tervisesse kui ka enda vaimsesse tervisesse. Et see on palju rõõmu toonud, eduelamust loonud. Ma olen paljude toredate inimestega tutvunud, läbi spordivõistlustegi näiteks. Nii et mul on ääretult hea meel, ja olen väga tänulik oma kasvatajatele, treeneritele, õpetajatele, kes siis seda on siis nagu ka veel juurde soodustanud ja nii et jah. Aga meie küsime siit juurde. Nüüd, kui sa ütlesid, et sa oled tänulik oma õpetajatele ja kasvatajatele ja et see liikumisharjumus on sulle sisse lausa juurdunud, siis me oleme ju sulle usaldanud nüüd selle terviseedenduse koordinaatori rolli, mis tähendab ju samamoodi teiste motiveerimist. Et kas sa praegu oled selleks valmis teisi motiveerida? Jaa, ma hea meelega motiveeriks. Liikumine on väga äge ja inimesed saavad nii palju kasu sellest, et mul on see rõõm, eks ole. See oleks ääretult tore. Noh, seda oli hea kuulda. Minul oli kultuuriarmastus. Seda, ma ei tea, kas ma päris sõna-sõnalt räägin, aga ma sellele teemale mõtlesin alguses ma nagu ei teadnud, kust otsast alustada ja lõpuks, kui ma jõudsin mingisuguse mõtteni, siis mul 2 liini tuli sellest kohe välja. Aga kõige tähtsam mõte, mis seal kohe tekkis, et see on selline iga inimhinge jaoks nagu unikaalse loomismustriga armastus, mis siis päästab seda inimhinge viisil, mida just talle on vaja. Et see väljendubki nagu selles, et mõni armastab teatris käia, mõni armastab luuletusi lugeda, mõned võib-olla, no näiteks mulle meeldib, kui ma saan mingisugust sügava sisulist filmi vaadata ja samamoodi saab armastada ja armastatakse ka meie esivanemate pärandkultuuri, et need on väga väike, ütleme sellised üldised näited, et neid võimalusi on hästi lõputult palju. Ja siis ma kõigepealt mõtlesin seda, et seda kõike ongi vaja selleks, et me avastaks seda, laiendaks oma silmaringi, me saaks õppida iseennast tundma, jõuaks või suudaksime rasketest aegadest läbi tulla ja siis ka aidata loojal tema plaani ellu viia. Et kui mõelda selle kultuuriarmastuse peale ja selle unikaalsuse peale, siis ma tegelikult sain aru ühest nagu hästi suurest asjast, et ta on nii esiteks, et ütleme, et mulle endale väga meeldib kultuur ja siis minu jaoks ongi see,
et kui ma midagi vaatan või ma kas või kuulan, siis see lubab mul enda sisse sügavuti minna ja samas ma saan aru iga kord erinevat või sama asja lugedes näiteks, ma tajun nendest erinevaid kihte, et see viis mind sellise toreda järelduseni, et tegelikult kui nii mõelda, et siis tekib küsimus, et kas me teame, mis asi on armastus ja teine asi, mis on see tingimusteta armastus, mida loojal me inimhinge vastu, et see on nagu selline kõige olulisem nagu mõte selle juures, et ma leian, et see on nagu tohutu kingitus, et meil ei ole tegelikult ainult see üks romantiline armastus, me võime armastame liikumist, loodust, teist inimest, tunneme armastust laste suhtes, ema armastus ja siis ka hingelist armastust, et tegelikult me saame aru, me oleme väga piiratud arusaamise järgi seni elanud, et on põhjust tänulik olla, et meile antakse võimalust näha palju laiemalt. See on nagu ülimalt suur kingitus. Ja väga tubli oled selles mõttes, et sa võtsid kõik selle praegu kokku ja sa võtsid selle kokku niimoodi, et sa ei piirdunud üksnes selle tavapärase kultuuriga, mida mõeldakse loovate kunstide all, vaid tegelikult kultuur elamise ja olemise mõttes ongi loovkultuur, eks ole. Et me loome ennast ja me loome maailma ja selle läbi tõepoolest täidame oma hinge rolli siin maa peal.